Tere tulemast kuulama Suvemähist, mis on siis Ajumähise uus looming, ehk siis Ajumähis episood 69, Suvemähis episood 1. Vabandame kõiki... Mis episood see on? Sõõru läks ümber. Vabandame kõiki audiofiile. See on Suvemähis episood 1, sest me ei tea enam, kus me Ajumähisega käime, sest meil on salvestatud mingi 1 miljon episoodi purki. Aga pole välja lasknud, seega me teeme rebrandingut. Olen esimest korda siin podcasti. Ma ka. See kõik on vale olnud. Teeme kõigepealt, kuna on Suvemähis, teeme ühe suvise loo ja siis hakkame asjaga pihta ja selgitame kõik ära. Me tahame vabandada. Täna tuleb väga palju vabandusi. Mis on episood 69 või? Suvemähis episood 1. Suvemähis episood 1. Millest me laulame? Mingi särina? On küll, jah. Leitsin. Jää sulab, meil on kliima soojenemine, tere päevast, kaunis laupäev on ilus laulupäev, šallalla, juunikuus ei ole lund enamas, lapsed, tädid, milkid, pensionmiljonärid rannas, viistan huultega, saistan sussima, vilistan kummima, armatsen eluga, stroomirännudest on jalga panna, tere mulle anna, tahan neerudlikku panna õlle sisse ligunema. Ei ole siin ühtegi vinguvat häält, välja arvatud mul neid, selle neetud saare pealt ja sääse, kärbse sõbrad ja sääse, lintinosauruse sääse. Kumb oli enne, kas kärbes või sää? Mul on sellised sõnad, ma tean. Üks punn juba peal. Mul on sellised sõnad, ma ei tea. Teeme algusest refrääni või? Pane edasi. Sääsed pinisevad, inisevad. Salm, tohi. 3 ja. Sääsed pinisevad, inisevad, inimesed virisevad. Mis jooki libistad ka? Suvel keena higistada. Aga ma ei saa sellest seda ma tahtsin muuta. Sääsed inisevad, inimesed virisevad. Mis jooki libistad ka? Suvel keena higistada. Aga ma ei saa sellest riimist ju rohkem välja pigistada. Sääsed, miks teile anti tiivad? Oleks lihtsam lõpetada. Piinad, miks te sigite nii palju ja olete kiimas? Seepärast teid on nii palju ja seepärast te olete ülivaljud. Lööge pini minema, plaksutage, kui vihkate sääski. Plaksutage, kui see laul teid päästis malaariast ja motherfucking Mariast, kes kettis alkost neiu sündinud Riias Balti keti. See pidi kiirem olema. Mõtlesime teeme aeglema. Jaa, ei, ma pidin kiirem olema. Okei, tohi. Jaa. Sääsed pinisegem ja sääsed meie kõrvus veel sääsed pinisegem paljemini veel sääsed armastan ma teid sääsed riigis vabad mitut sääske oled sa näinud Ukrainas sääsed Can I have your attention please? Jaa seda mul ei ole kirjas see tuligi on the spot Molotovi kokteilid on Pariis mitte -20, mitte -30, mitte -40 vaid -50% jooge Molotovi kokteili see on sneak peek lihtsalt, lämme edasi jää sulab ära ussa perse jäin kinni siia kitarri siis päris lahem podcasti taha esimest korda enne kui me veel alustame episood ei hakkagi kunagi mitte okei, nägin ühte ägedat reelsi kus mingi vend tegi, sa ütlesid ma teen parem sissejuhatus, vabandust, professional podcast stars
Sa ütlesid, et sulle ei maitse Aperol Spritz. Mulle ei meeldi. Sulle ei meeldi Aperol Spritz. Ja... Aga kõik siin elus ei peagi meeldima. Ei peagi, aga ma nägin ühte Reelsi, kus üks mingi baarmees, Reels, Instagram vend tegi ägedat kokteili ja talle ka, ta ütles, alustas sellega mulle, et ta vihkab Aperol Spritz. Ta nagu ütles, et ta vihkab inglise keeles. See on väga tugev sõna. Ta isegi tegelikult otseselt ei öelnud vihkab, vaid ta nagu viitas sellele, et ta vihkab. Vihkamine on tugev sõna. Kuidas sa aru said? Tal on mingi eraldi video selle kohta, kus ta rändib, kui siit Aperol Spritz. Ja siis, aga ta nägi sellist kokteili ja mõtles, et proovib ära, kas on hea. Jää sulab. Jää sulab, ma 10 mindiks pani ka seal Reelsis või? Seal ei panda. Selgita, mis ma siis teen. Sina nägid seda Reelsi. Meil on video ka, kes kuulab, sorry audiofiilid, kes kuulavad Spotteris, meil on tegelikult YouTube'is videoga ka. Mis siin audiofiil? No, et kes nagu pedofiil, aga audiofiil. Et ta seksib audioga, sest ta armastab audiot nii väga ja ta kuulab seda nii palju. See on nagu tummadel on, ei. Tummad, ei. Tummad? Pimedatel. Nad ei näe. Nad on ilmsed audiofiilid, sest nad kuulevad ülihästi. Ja kes kurdid on, nad vaatavad. Jah. Okay. Ja me oleme õues ja tuul on, aga meil on YouTube'is videoga, sest et on suvemäis, kulla inimesed ja alustame suvemäis esimest nädalat kokteiliga. No iga nädal tuleb episood. Me anname sellise lubaduse suvel, et sponsorid saaks ka peale tulla. Kõigepealt alustame sellest, et nii, kõigepealt võtab koroonapudeli 2 tükki, teeb ühega teise lahti, kiire, mees on harjutanud, üks on lahti, valab. Sulanud jää peale, see on väga tähtis, et jää oleks sulanud. Ei ole tegelikult jää peale, on fresh. See on väga tähtis. Oh shit. Ütle oh shit, kui hakkab vahutama. Terve pudel koroonat läheb ära. Aperol on nagu värvi jaksa. Maitse ka. Aga mulle maitse ei meeldi. Tee lahti, palun. Mulle meeldib see, nagu ta on juba. Pauguga või ilma. Lihtsalt jääga koroonat. See ongi kokteil. See on väga hea kokteil. Ja Aperol on vaatamiseks. Tal on kena värv küll, aga see maitse on sõkke mõru. Aga me ei tea seda, me kumbki ei tea seda. Ma pole ka seda ise testinud. Ma nägin Reelsi, ma olin mingi suvemähis tuleb, see on suvine jook, me teeme selle ära. Mulle meeldib, kuidas sa teadsid, et suvemähis tuleb ja mul pole õrne. Me tegelikult rääkisime sellest, aga sa ei jäta asja meelde. Sa lihtsalt ühes kõrvas sisse, teise välja. Ajumähis ongi tagasi suvemähis, sest suvi on. Aga alati, kui ajumähis on tagasi, siis te lähe edasi. Äkki peaks ütlema, et ajumähis on edasi. Ajumähis on edasi. Oh shit. Nii. Ja 6 senti. Oota, aga nüüd, kui on kaamera, kas me nüüd võime nime pidi ka öelda üksteisele? Ma arvan küll. Rait nüüd valab välja ühe pitsi, Aperoli, Rait on kuul. Ja ta valab sulle sinna samasse klaasi. Vau, kas ta teed teisega sama? Kus on juba pudel koroonat sees? Ilus pokaal on see. Jah, audiofiilidele. Teise ka. Pokaali on täis. Nii, ja ma panen kokku 6 sentiliitrit seda. Ehk siis umbes 1 ja veerand pitsi. Veerand pitsi. Ma kordan seda, mida ta teeb, sest mul pole õrne. 1 ja veerand pitsi, nii. Oh shit, jookse ruttu kööki, too suur lusikas segamiseks. Kas ma segan, kui ma toon lusika? Segamiseks. Kas ma segan sind, kui ma toon segamiseks? Sa segad võib-olla audiofiile, sest sa krõbistad nüüd, aga... Ma toon segamiseks. Aperol oli soodukaga. Aga siis hakkamegi segama audiofiile, mitte kokteili jaoks. Senikaua ma lasen laimi siia sisse. Mul on tegelikult professional bartender equipment olemas, aga tänase päeva puhul on neid mul ei ole siin. Ja siis mul on Ikeast ostetud, ta on siis küüslaugu press, ütlen me selle kohta eesti keeles või? Millega sa saad küüslauku pigistada ja siis küüslaugust tulevad väiksed tükid. Ühesõnaga ma hakkan sellega laimi pigistama, ma lõikasin laimist väiksed tükid, et saaks laimi mahla siia sisse ja panen umbes pool laimi nagu. Opa. Nii, 1 veerand laimi on läinud. No tore on, et see on mul siin kinni. Mul on ikkagi vaja jakolt seda lusikat, millega segada. Ja siis läheb veel teine laim siia sisse. Mul on lihtsam kätega vist pigistada seda. Vabandust, ma ropendasin, aga lihtsalt ma läksin praegu natukene närvi selle peale. Nii, siin on umbes veerand, pool laimi oleks vaja, pool umbes. Nii, vabandame jällegi tuule eest, et nagu me teame, Eestis on väga tuuline. Ja siis paneme teise ka. Vabandust, kõige selle eest, mis siin toimub praegu, aga see on suvine saade, suvel ongi kõik rahulikum, suvel peab kõik chill olema.
ja teise pokaali on ka pandud laim sisse ja Jaak on tagasi lusikaga. Segamislusikaga. Nii. Ma leidsin ühe. Palun lusikat. Leidsin ühe virsiku ka teil. Lambist. Kuradi tuulraisk. Ära vingu suve üle. Meil pidi tegelikult olema täna tuulevaba ilm, aga ilmataat tegi nalja meiega. Nii, vau, see näeb väga hea välja. See on ääreni täis. Võta nüüd sina endale pokaalike. Noh, aitäh sulle. Ära maha pilla. No kuhu ma siis ikka pildan? Lööme kokku. Ilusat Ajumeise comebacki. Varsti tuleb album. Kuidas saab Ajumeise? Ajumeise. Suvemeise esimene. Ajumeise comeback, episood 69 Ajumeis. Ajumeis ei ole tagasi, vaid me lähme edasi ainult. Nii, first impression, siis mis me selle nimeks paneme? Koroonaperol. Koroonanaperol. Sa pead kokutama seal keskel. Ape koroona. Kas me joome koos või üks kommenteerib? Muidu on eetrivaikus audiofiilidel. Neil on tuul. Neil on tuul. See väga tuul väga ei võtagi seda. Nüüd audiofiilid oli tuul, aga videofiilid saavad aru, mis tegelikult. No. Väga meeldiv jook. Väga maitsev. On tõesti, aperoli pole tunda. Ehk nagu koroona. Ehk see ta on väikest sellist... on. Väike aperol on. Aga ta on nagu selline aperatiiv, ehk siis taks varsti... Ja Ajumeis on selleks hooajaks läbi. Tänan, et tulite kuulama. Ei, tegelikult pole viga. Mulle see mõru lihtsalt ei meeldi. Okei. Sellega harjub ära tegelikult. Ma arvan, et sulle episoodi lõpuks küsid juurde. Väga mõnus suvine jook. Jooks vabalt ühe kuskil paargus. Käed lähevad küll maksa. Kas me kaadris ka oleme? Lihtsalt küsin vahepeal. Ma ei näe ise. Tee suuga A. Ja lehvita nüüd käega, kus su suu on. Siin on mu suu. Vist, oled jah, siis ma suud ei näinud kätte. Peaks lähemale tulema. Ma olen väga laialt seal küll. Tuleme siia. Nõndaks. See on esimene episood, andke andeks. Kui kuulajaid tuleb juurde, siis me parandame enda kvaliteetega. See kokteil kindlasti läheb ümber mingi. Järgmine kord tuult ka. Hoiame maas. Tule veel siia. Tule siia. Tule. Nüüd ma näen, jah. Sa poiss. Okei. Ühesõnaga... Me pidime hakkama vabandama. Mille eest? Et kõik eelnev tegelikult, mis me oleme siin podcastis, mis siin podcastis on kuuldud, mitte me oleme rääkinud, on olnud vale. See on episood 69, jah? Jah. Et kõik on fake, välja mõeldud jutt. Kui keegi tahab kohtusse kaevata millegi pärast, siis seda ei ole. Kui tavakuulja peaks vaatama Spotify'st või kuulama, siis mitmes episood tegelikult on praegu väljas? Ma ei tea. Ma vaatan, sa võid edasi rääkida. Ja me vabandame selle eest, et me tegelikult see kõik oli improvisatsioon. Meil pole ühtegi külalist ka käinud. 43 on viimane. Okay. Ja me lubasime, et kui 69 on episood, siis tuleme nimede nägudega välja. Me tulime. Ja me ei ole valetanud. Ühte külalist, jah, nüüd võiks külalised ka tulla, sest seni me oleme ju... Räägi ise, mis me oleme teinud. Meil tegelikult me oleme väitnud teile kõigile kuulajatele. See on tegelikult piinlik, et meil on käinud külalised. Aga tegelikult on see, et ühtegi inimest ei ole meil siin stuudios käinud. Tuul. Siin stuudios ei ole ühtegi käinud. Nii-öelda Ajumeise stuudios. Siin stuudios ei ole käinud. Ajumeise stuudios pole ühtegi külalist olnud. Ja asi on siis selles, et me tegelikult oleme lihtsalt ülihead impersonatorid, mis eesti keeles on siis? Jäljendajad. Jäljendajad, jah. Impersonaatorid võiks olla eesti keele sõnatõu. Nagu terminaatorid. Aga impersonaatorid. Okei. Ja võta nüüd sina üle, et mis meil siis juhtus episood 10, kui me väitsime, et meil käis Mattias Naan. No me mõtlesime, et kuidagi peaks kuulajaid saama, et kutsume kuulsa külalise. Ja siis, noh, ei tulnud. Ei vastanud ka. Aga no ometi on välja lubatud, et tuleb. Eriti Mattiase puhul on naljakas, ta käib igal pool. Eriti too aeg. Kui te ei olnud veel nagu see stand-upis ka nii sees. Ja siis me võtsime teeme ise hääli järgi. Ja kuidas controversial eesti keeles?
Vastuoluline või? Võiks olla kontroversiaalne eesti keeles. Ebapopulaarne? Ei. Et ei ole ühtegi naiskülalist käinud. Ilmselgelt, kui me ei oska naishäält teha. Ma tahtsin Mirtel Pohlat, mis ma ütlen. See ei käi nii. Matjasega oli see, et Jakko oskab ülihästi Matjase häält järgi teha. Väga hästi. Ütle seda ühte lauset näiteks. Pane ta naer sinna, on ju. Ja siis tal oli mingi sõuke lause. Oota. Ma rääkisin laste pilastamisest. Jaa, täpselt Matjas ju. Kuulsid ise siin praegu. Võin korra veel teha. No. Ma rääkisin laste pilastamisest. Ütle kaamerasse ka siis kõik. Ma rääkisin laste pilastamisest. Kõik näevad, on ju. Nii. Ma ei tea, kas sama tempo oli ka. Okei, vaatame. Mida me vaatame? No, sellest see episoodis on. Siis, mis me näiteks, siis meil käis episood 20, käis Vanamehe multika režissöör. Tal on nimi ka endal. Mis ta nimi oli? Mikk Mägi. Jah, Mikk Mägi. Me ise naljaks, et me nagu... No me teadsime, me hakkadki pakkuma, me teame, et Mikk Mägi. Ta on nii kuulus, ta ei tuleks elu sees podcasti. Ja siis... Vanamehest oleks kõik teha. Noh, seda tegid sina enamus episoodi ja siis ma tegin seda Miku rolli ja siis... Õnneks keegi ei tea, kuidas Mikk kõlab. Nii et sa tegid väga hästi. No umbes niimoodi, et vanamees. Jah, just. Neil on ka jäätis ja see on ka samasuguses topsis. Marveli jäätis vä? Ja vahepeal tegin enda häält sinna sisse ja siis tuli seda Miku häält, et see nagu väga huvitavalt kõlas nõnda. Ja üli hästi sina vaata paned kõiki kokku neid episoode, et see oli lahe, kui mina rääkisin, sina rääkisid ja külaline, et ajada segadusse inimesi. See on täielik skämm tegelikult. Ei, me vabandame sellest, et see on praegu naljaks meie arust, aga selle hetkel see... Mõte oli hea, et iga 10 episood tunneme, reedame nagu enda kuulajaid sellega, et see on nagu täiesti ebaviisakas, lausa võiks öelda. Ja siis käis nii-öelda jutumärkides, kuulajad ei saa aru, kui ma näitan jutumärke kaamerasse, käis Pääru Oja, tuntud Eesti näitleja, Netflixi näitleja, Hollywood isegi võiks öelda mingis mõttes. Ei oskanud keegi. Mul tuli meelde, et Miikal käis ka veel. Jah, aga sul on nagu selles suhtes üli ja hääl, et sa oskad seda... Päärut teha või? Jah. Jaa. Nii. Ma olen viiking, oota. Kuidas see Pääru käis? Kuidas on vist lääne-eesti keelkond, jah? Kust need... Eks ole see murre, millest on säilinud, eks ole, praegu üldse palju meil Eestis on murretest säilinud. Väga hästi tegin järgi siin. On, eks ole. Pane korra telefon ära, tee seda samamoodi järgi. Millest on, ühesõnaga mingi... Seda tegin, mis mina, vaata. Seda tegid vist sina, jah? See oli see, et... Võru, millest ühesõnaga Võru? Millest on säilinud, eks ole, praegu üldse palju meil Eestis on murretest säilinud. Pääru. Koha peal siin. Miikal käis ka või? Miikal käis ka. Kuidas me tegime Miikalit? Tal on hästi lihtne seda naeru teha. See tuli üli hästi see välja praegu. Mul on lihtsalt sama soeng. Mingi särin on. Särin on me vahel. Oota, kas sinu see... Vana hea mähis. No ütleme nii, et tolm tuli ju pühkida mikritelt pealt ära ja siin pole kuradi väga pikalt tehtud. Pole tõesti. Esiteks see oli üks vabandus, teine vabandus oli võib-olla ala rääkisime, et käisime kuskil mingi leisis ja alkat vaatamas, sellist asja ei toimunud. Miikaliga? Ei, kui me tegime seda nii-öelda suve mähist eelmine kord. Vahet pole, lähme edasi. Siis ongi see, et sa läksid... Mingi hardcore fännidele lihtsalt sõitis. Sa läksid ära. Isegi ma ei saa. Nüüd lähme uute teemadega edasi. Vabandamise episood sai otsa, nüüd võtame uued teemad, et tänane teema on tegelikult see, et kuidas kalad näevad õhku. Teem väga hea küsimus, kus selle küsimuse said? Korduvalt on seda uudistes räägitud, aga seda ei ole nagu põhjalikult ette võetud, et too see teooria korraks lavale meile. Point on selles, kui meie hingame hapnikku, aga me ei näe hapnikku, aga me nagu elatume sellest, siis kalad hingavad vett justkui nii-öelda läbi lõpuste, nad elavad vee sees.
nüüd, kui nad tulevad veest välja, näevad hapnikku. Küsimus, kas nad näevad hapnikku? Nagu meie näeme vett, on ju. Jah. Aga me oleme nii harjunud selle hapnikuga, et kalad on harjunud veega. Et kas kalad siis näevad õhku? Et nad vaatavad veest üles, et meie näeme nagu, et vesi, et nagu kalad ujuvad, et tegelikult äkki kalad on nagu linnud, et nad höljuvad lihtsalt. Küsimus polnud selles oli ju. Oli küll. Ma just lahendasin ära selle ju. Ilmselgelt kalad näevad õhku ju. Nad muidu ei ujuks seal ju. Ei, nad nagu lendavad vaata seal vees. Jah. Aga kas kalad näevad õhku samamoodi nagu meie vett? Jah. Et see on nagu teine nagu materjal. Näevad küll, jah. Kuidas? Sest sa saad aru, kus see piir ju lõppeb ju. Noh. Sa ei lähe sinna ju. Yeah. Ma ei lähe ka vette, kui ma ei taha. Aga kuidas nad näevad? See ongi see, mis tekstuur see nende jaoks on. Mis tekstuur? Sest meie lämbume, kui vette lähme ja kalad lämbuvad õhus. Sama tekstuur. Lämbumisoht. Aga lihtsalt kuivem lämbumisoht, sest meri on meie jaoks märg, aga õhk on kuiv nende jaoks. Jah. Põhimõtteliselt sama. Ma kujuta et sa lämbud praegu õhu käes. Noh, kalad tunnevad nii. Okay. Lahendatud, issand, see oli nii lihtne. Ja me oleme mingi 3 kuud. Aga see on see, et me saame nagu vett võtta kätega, on ju. Kas kalad käivad, võtavad vahest õhku ka nagu, et... Ja neil pole vaja õhku ju, mille jaoks? Hingamise jaoks. Aga nad lämbuvad. Nad hingavad vees. Hingavad hapnikku ikka ju. Aga kui neil joogijanu on, nad ei joo õhku. Okei. Kas kaladel on joogijanu? Parem küsimus. Fucking tuul, noh. Õhujanu ühes on. Kas neil on õhujanu või? Kas neil on joogijanu? Kui nad vees on? Kas vees on ka nagu allikad, kus õhk liigub? On. Need on need... Mis see sõna on? Spagett. Ei, mitte spagett. Ei, see on see sõna. Ütle veel mõne sõna. Radiaator. Ei olnud see sõna. Ütle veel mõne sõna. Tuulegeneraator, spageti ja radiaatori ristsugutis. Ei olnud see sõna. Ragin tuleb kuskilt. Ei tule, nüüd see on sinu peas kinni. Vaata seda klappide, vaata need klappide juhtmed on ja timmi neid korraks nagu... Neid on? Jah. Ja sealt tulebki see. Ja palju parem. On jah. Et... Ma vaatan, et see kokteil maitseb hoovused on see sõna. Hoov? Ja, tahtsin öelda järgmisena. Et hoovused on nagu neil kiirdeed põhimõtteliselt. Nagu seal Kalapoeg Neemos oli või? Jah, miks inimestel ei ole hoovuseid? On ju, kiirteed ongi. Ja aga nagu nõnda, et me lihtsalt hüppame siin sisse, see viib ise kohale, et meil ei oleks nagu autosid või nagu õhuhoovused. No, tuul tegelikult tekitab seda. Ja, aga me ei kasuta ära seda. Et meil on nagu lennukid on need kilpkonnad nagu seal Kalapoeg Neemos. Kalapoeg Neemos. Sa mõtled, et see lennuk oli kilpkond oli lennuk? Jah, või nagu rong või kilpkonnad. Ma ei ole kunagi mõelnud, et ma lihtsalt mõtlesin, et ta on kilpkond. Esimesel Keenias, vaata. Väga jah. Ja seal ka vee all nägime seda, käisime snorgeldamas, mingi paaditripp oli ja siis sai vee all näha. Kilpkonna nägime. Ja siis meie giid nii-öelda sukeldas selle juurde ja siis võttis selle kätte ja mingi... Kilpkonna või? Jah. Chillis sellega. Ja üks asi oli veel lahe, et nägime... Ei tohtinud katta seda või? See oli nii sügaval ka, ma ei oleks julge minna nii kaugele. Me olime selle kuradi snorgeldamistoruga, vaata. Ja siis oli mingi uss ka seal vee all nagu. Me oleme mingi... Sa kardad ussi? Täiega paanitsen. Kuulake seda, suvi on inimesed. Linnud laulavad. Ei, ma lihtsalt tegin kajakad. See oli tegelikult mingi pääsuke vist. Nagu külaliste häält tegin ka. Okei. Selliga. Tavai. Veealune uss oli ja siis me oleme mingi holy shit. Siis see tüüp nagu sukeldas sinna alla, võttis vee alt. Mingi merikurk on siuke asi, tead seda? Nagu kurk, mis kasvab vee all. Tavai, söödab. Siis ta tõi selle ülesse. Ma ei tea seda kusjuures. Äkki kalade jaoks on. Tõi selle üles ja siis ma olin nagu, et türa, see kõrval oli see mingi jõhkralt suur madu. Ja ta... Kas veemaad on mürgised või? Osad võivad olla, ma arvan. Aga kartsid vees rohkem või vähem? No seal on sellest see, et nagu ta ujub kiiremini, kui ma ujun. Siis ma ei oska Oota, kuidas see loogiline üldse on, et vees maad on? Neil pole lõpuseid ju.
äkki hoiavad hinge kinni või? Ülipikalt. Vaata, pane see mikrikaabel endal niimoodi selle statiivi ümber. Nagu esimest korda teeks podcasti. Aga me teemegi. Aus on. Nii või? Umbes midagi sellist. Ma oleks nagu varem teinud. Täiesti valesti. Ülipõnev segment audiofiilidel jälle. Ja nüüd läks... No õppigu vaatame siis. Jälle läks... Ma kuulen ja nüüd ma ragin. Noh? No korras, jah. Parem. Natuke. Kas see tuul on nagu pööran nüüd siia? Võta see klaas. Võta see klaas ära. Sürha küll. Tuul on nagu pööran siia. Mul on üks tähelepanek ka. Kasutad YouTube'i? Jaa, iga päev. Kasutad nii, et lähed teise tääbi vahepeal? Või no lähed ära mingisse muusse. Muhusse. Mitte muusse. Näiteks premeerid, et lahti. Yeah. Või Facebooki, väga hea näide, Facebooki. Üks platvormidest tuntud. Jah. Ja kui sa ei taha reklaami kuulata, paned mute peale, on ju. Nüüd vahetad tääbi, lähed Facebooki, ootad 5 sekki, lähed YouTube'i tagasi. See reklaam pole edasi liikunud, sest on mute peal. See on mingi update. Seda varem ei olnud. Ja mind jääb nii kettesse. Saad aru, mis mõtlen või? Mul ei toimu seda vist, aga... Aga sa paned mute peale ja vahetad tääbe või? Ei pane tegelikult vist. No võt. Aga nagu kujuti nüüd, et vajutan video peale, tahan videot vaadata, ma näen 2 reklaami enne ees. Mingi 30 sekki. Panen mute peale, vanasti panin mute peale. Okei, ma saan aru nüüd. Vanasti panen mute peale, lähen Face'i, scroll on 30 sekki, lähen tagasi, video käib. Nüüd panen mute peale, lähen Face'i, tulen tagasi. Reklaam läheb samast kohast edasi. See on küll nõme. See on väga haige. Tead, mis ma nüüd teen? No. Low volume'i peale lihtsalt. Aga sul ei ole adblocki ka ju? Ei. Arvutis võiks olla ikka adblock. Ei. Nad teenivad niigi palju raha. YouTube on kõige haigem skämm üldse. Saad aru, sa räägid enda vastu praegu? YouTube on kõige haigem skämm. Nad reklaamijad maksavad, et näidata reklaame ja kasutajad maksavad premiumi eest, et reklaam ei oleks. See on ju täiesti debiilne. Loophole. Või nõiaring tähendab, mitte loophole. Nagu kõige geniaalsem ärimudel, mis saab olla. Kuidas me saaks sinna vahel hüpata? Adblock. Ei, nagu, et me ka kasvame. Rahaseks. Me maksame nendele. Minge vaadake YouTube'is seda videot ja pange like ja subscribe. Ja vaadake reklaamid ära. Me veel ei saa niikuinii need. Praegu saate ad free. Kuule, palju saab, kui ma vaatan reklaami ära, palju saab video tegija siis raha selle eest? Oleneb, mis see sõna on, see klikk per money per klikk või? Ma ei tea. Ühesõnaga, CTR on selle nimi vist lühendina. Aga me võiks sinna vahele tulla, et kui sa vaatad reklaami ära, siis me kanname sulle nii palju raha. Aga me kanname poole vähem, saad aru? Nagu inimesele. Et kui inimene vaatab reklaami ära, siis video tegija saab selle eest 1 sendi. Nüüd me lubame sellele, kes vaatab reklaami ära, lubame talle 0,5 senti. 0,5 senti. Ja me võtame ise 25%. Sa vaatad 4 unskippable reklaami ära, sa saad 2 senti. Jah. Aga rack it up. Aasta deal. 2 millions. See on mingi 10 € kuus. Nii, et vaadake kõik reklaamid ära selle video peal. Tänast saadet toetab. Aga tegelikult vist on see, et jälle suriseb. Nüüd on sinu. Sa tegid midagi? Oota. See on see, kui lolli hakkad lolli jutt hakkad ajama, mis hakkad särisema. Ja ta annab teada, vaata. Ta on publik. Jälle. Aga kas see jääb nagu feedbacki ka või? Ma ei usu, aga meil on klappidest lihtsalt sama. Või feedback ongi meile tähendab. Kas see jääb salvestusse, ma tahtsin küsida? Ei jää või? Vist mitte. Aga siis on savi, siis näides on muhvikeru. Ma tean, et YouTube'is on siuke asi, et kas oli CTR? Ühesõnaga, me jätkame sellega, et me ei googled ühtegi asja, kui meil tekib küsimus. Aga mis see CTR on? Ma tean CPR-i. CPR või? See on see? CPR. Kuulajatel CPR on siis see, kui sa sõber sureb. See kuulajate poolt. Nagu Office'is oli see. Meil on 2 tiimi. Meil on kuulajad ja vaatajad. Ma olen vaatajate poolt. Davai.
ta lehvitab ja näitab fuck'i kaamerasse. Ma tegin viipekeeles känksaine. Aga vaatajad või kuulajad ei usu sind. on klikk per views, CP view. CPV või? Klikk per... Mis see R on siis? Rate. Ongi CPR. Ongi CPR. Ühesõnaga, mis iganes ta on see, et näiteks kui keskmiselt saab 1000 vaatamise peal mingi $5 või? Nii palju küll ei saa lõpetada. 5 senti. 50. Väga põnev, mul on üks teine teema ka. Ma tahtsin lihtsalt öelda, kui on autokanal või investeerimiskanal, siis reklaamijatele meeldivad need rohkem. Mis autokanal? Näiteks see Karel Piiraja, vaata. Auto YouTuberid, nendel saavad rohkem, sest et nad on sellised family friendly'd asjad. Investeerimised on ka nagu suht kopsaka selle CPR-iga või CTR-iga või midagi. Ühesõnaga, lähme edasi, jätkame põnevamatel teemadel. Ma üks päev kuulsin sihukest vana head nalja jälle. Why did the chicken cross the road? Sa tead, mis vastus on? Ütle. To get to the other side. Kas oled sellest aru saanud või? Ei ole. Ei ole? Tead, ei ole, on ju? Aga see on alati naljakas või nagu, ikka naerad. Need eriti. Aga ma sain nüüd aru sellest. No, to get to the other side, see on nagu teispoolsusesse. Saad aru või? Et ta justkui läheb üle tee ja teeb autolle ja get to the other side. What the fuck, see on terve elu on see nali olnud. See on nagu ülikurb nali tegelikult, mulle üldse meeldib. Ei, aga ma olen õnnelik, et ma sain nüüd aru. Ja, aga seda on terve elu öeldud. Rip see chicken, jah. Rip Kanale Ving sponsord. Tänast saadet. Ei, aga see on üliõige, seda nagu, ma ei ole ka varem aru saanud sellest, see on nii obvious. Toi. Rohkem teemasid mul ei ole. Ma olen kuulnud seda küll. Ja ma olen ka alati naernud, aga ma ei ole kunagi aru saanud. Sest ma mõtlesin, et ta saigi üle tee. Andsi surma. Fuck, Mary Kill. No. YouTube, Instagram ja Facebook. Ma mõtlesin, et me teeme mingi mängu, kus me hakkame promoma seda platvormidel. Aga siis kuulaja-fiilidele või see on see mäng, on ju? Jah. Nii, fuck, Mary Kill, mis asi? YouTube? Instagram, truugi külmukas. Ja Facebook, jah. Nii, ma tapaks ära Face'i, ma abielluks Instagramiga ja ma teeks Kebo YouTube'iga. Ma vist vahetaks Insta ja YouTube ära. Mulle meeldib YouTube'is rohkem olla kui Instas. Seal on nagu abielu mõttes, vaata, sa oled kauem koos inimesega. Instas on see käid korra ära. YouTube ongi siuke lustlik, korra käid ära. Aga Instas on ikka long term. Okei, long term relationship. Ei, tegelikult sul on point, ma võib-olla vahetaks ka ära. Sul on õigus, nagu alati. Okei. Right. Fuck, Mary Kill. Ma annan sulle midagi. No paneme. No, see tuulevari, mis meil on siin. See on tegelikult päiksevari. No, mis see tuulevari on teine asi või? Tuulevari on see, kui sa oled kuskil nurga taga. Tavai, ma annan sulle tuulevarju, päiksevarju ja tuule. Fuck, Mary Kill. Oota, mis siis? Tuulevari, päiksevari ja tuul. Okei. Obvious vastus esimene. Meri tuul. Vale. Miks? Sest, et siis saab lohesurfi teha iga päev. Okei, jah, sa oled see vend. Ja siis päikesevari on tegelikult kasulik on palav, aga kuna Eestis väga palav ei ole, siis päikesevari vist killiks ära ja tuulevari ju fuck. Nagu fuck, nagu et nagu mõnus või et nagu fuck you. Nagu, jah, fuck you. Tai. Anna mulle see poncho. Kitarr on seal. Nii, oleme tagasi põnevamate teemadega, kuidas pissil oli. Mõtet üritus. Ma ei saa aru, miks peab pissima üldse. Oota, mul tuli mingi mõte sellega. Just üks päev mõtlesin. Käisin Kossu vaatamas. Kalev Tartu. 4. mäng. Ülipõnev, täna on finaal. Loodame, et Kalev võitis. Ühesõnaga, läksin sinna söögi joogi järjekorda. Ja kõrval on täpselt vetsu järjekord. Kus see toimus? Tondiraba jäähallis. Ja siis ma mõtlesin, et
mõtle, kui inimesed võiksid lihtsalt tarbida toitu ja jooki nii, et nad ei peaks vetsus käima. Siis oleks järjekord olnud poole pikem. Nii et ma olen ülitänulik, et põis on leiutatud. Et me ei saa lihtsalt süüa ja et ei pea väljutama. Okay. Et tore, et... Aga kus see läheks siis nagu keha kulutaks ära lihtsalt? No jah, nagu ma ei tea, higistad välja või midagi. Et ülilahe, et siuke süsteem on. Sülitad välja? Higistad. Sülitad. Higistad. No see oleks ka naljaks, kui sülitad. No see oleks rõve ju, käid ringi. Mis teed? Ma ei tea, lasen toitu välja. No kakamine on ka rõve selles, et... Kakad teed ju isiklikult. Tänaval sa ei pea sülitama ka, sa võid sülitada ka isiklikult. Või ei no, kui me elame nüüd maailmas, kus meil ei ole pissi ja kakauku, siis oleks sülitamine siis oleks sülitamine normaalne tänaval, siis me vaataks jälle teistpidi asju. Seda küll. Lihtsalt mina sain oma vajadused täidetud poole kiiremini tänu sellele, et inimesed tahtsid urineerida. Vaatasin seda enne Keeniasse minekut, seda 2 kanget Indias. Ja ma saan aru, et nagu India on nagu see koht, kui ma elu sees minna ei tahaks. Nagu see on nagu... Aga sa oled käinud või? Ei, aga ma ei taha. Ei, aga ma vaatasin seda sarja ja seal on nagu kõik on nagu pekkis. Nagu isegi teed, kes tavaliselt on ikka mingi näpud püsti, haibib. Kõik on äge, kõik on tore. Kristjan Tall oli ka siuke nägu, et kuule, tõmbame jeebetsid. Nagu sa oled see vend, kes usub Aktuaalset Kaamerat ka ju. Sa vaatad telekat ja usud, et see ongi nii. Ei, aga nagu... lihtsalt nagu nasty. Ma ei ole ise käinud, ma ei saa kommenteerida. Nii palju inimesi ja nagu keegi nagu pühivad käega tagumikku ja... No aga mis sa teed, kui paberit ei ole? No. Leidlik. Pesed. Innovatiivne. Pesed. See pole vett ju. No võt... Pead joome ju. Sa ei müü seda mulle seda kuidagi. Aga see ei ole nende süü ka. Kui siin oleks sama palju inimesi Eestis. Kehvasti oleks... Mul oleks ka käed praegu kakasid, kui oleks vetsust tulnud. No seda küll, aga nagu... Kus me nagu... No sellepärast ma olengi iga päev tänulik, et ma olen sündinud Eestis. No et, aga sa ei pea ju halvustama teisi. Ma ei halvusta lihtsalt, mul on nagu kahju neist. Noh, jah. Ma ei ole see, et mingi... Why did the chicken crust road? Rõvedad, taunid. Why did the chicken crust road? Ma olen lihtsalt, et mul on kahju teist. Why did the chicken crust road? Et juua seda ägedat Aperoli kokteili. To get laid and egg. Väga huvitav. Kuule, see läheb paremaks. Läheb, ma räägin. Ja. Ta seguneb ära. Aperol ka ära. Ehk siis lihtsalt koroonat laimiga. Veel oli mingi jutt. Sa olid pikalt baalil. Sellest peame rääkinud juba. Ükski pole välja tulnud. Ükski pole välja tulnud. Fuck, Mary Kill. Bali, Eesti, India. Opa. Kill India. No vot. Nüüd tuleb välja. ja siis ma arvan, et Märri Paali. Ehk siis sa ei ole patriot? Ei, no olen, aga fuck Eesti ikkagi. Aga ta on nagu mõlemas mõttes nagu, et fuck Eesti ja siis nagu fuck yeah. Nagu suvel on mõnus nagu fuck yeah. Nagu 9 kuud fuck. Paaliga pole mul, Paaliga mul ei ole siukest tunnet nagu. Aga no sulle meeldib ka vist siuke nagu boheemlaslik elu, et elasid seal nagu... Mis sõna see on? No siuke, et sul on nii-öelda pohhui, kus sa magad või nagu... Täiesti sabi. Võiks Indias ka magada. Noh. Et sul nagu sellistest tänapäeva nii-öelda mugavustest on nagu savi, et sul on peasi, et sa saad korraks... Mis sul üldse vaja on elus? Midagi õhku ja armastust. No võt, see ongi Bohemian Rhapsody. Nagu Queen. Jah. Et sul ei ole vahet vaata. Mul on nagu veits nagu Paaliga ka. Ei, mulle lihtsalt ei meeldi nagu... Kuidas ma ütlen siis nagu... Indias käia. Indias käia.
või mis ta tõesti on? ei nagu, mulle meeldib nagu, see kõlab irooniliselt, aga nagu puhtus, aga Eestis on nagu lihtsalt mitte nagu okei, võib-olla jah, kui keegi tuleb külla mingil valel päeval, siis mul võivad olla toad segamini, onju. Aga ma mõtlen nagu riigi mõttes üldse, et inimesed ei viska prügi maha, nad ei kaka tänavatele, nad mingi kord tegelikult oleks. Eesti on underrated nendele, kes siin elavad. Nad tegelikult ei saa aru, kui hästi siin on. Uus mäng. Noh. Fuck kill. Kas see riik on underrated, overrated või appropriately appropriatiivne. Aperold, korrutiivne. Aperol ja koronatiivli. No appropriately rated. Nii, okei, sain. Ma annan sulle S-a. No. Ma pean 3 andma. Ei, ma annan 1 ja sa arvad. Rootsi. Appropriately. Overrated. Miks sa arvad? See on mu arvamus, see ei pea küsitlema, ma ei pea vastama sulle. Aga me võime ju arutleda ikka. Mis sa ütlesid, appropriate või? Jaa, et ta nagu... Okei, tegelikult ma ütlen overrated, jah. Ta on overhyped. Mis läheb overrated jälle. Et tegelikult nagu kui sa vaatad, kui sa oled internetis, sa pole kunagi Rootsis käinud, seal on mingi, see on üliäge, kõik on perfektne, kõik on siniste silmadega, blondid, modellid, mehed on kuradi superkangelased. Iga päev saab lihapalja süüa, IGEAs käia, aga seal on samamoodi 9 kuud talvel. No seal on lihtsalt see, et ma ise ka kotlite teha ju Eestis, ma ei pea selleks Rootsi minema. Selle ainus eelis on see, et seal on meil on IGEA olemas. Talvel on mäed. Kõva vihkan talve. Et sa saad nagu vähemalt teha talisporti. Super, ei taha. Eestis sa ei saa lumega murdmaad kõige sitem spordi ole. Okei, kuidas on rated murdmaa suusatamine? Kuidas on rated või? Underrated, overrated, appropriately. Minu jaoks mõttetu. Ehk siis overrated. Võib-olla underrated. Underrated tähendaks seda, et... Jaa, aga ma ei ole proovinud. Okay. Võib-olla kui prooviks, meeldiks. Lihtsalt vihkan külma. Selle poole pealt hinnates siis, et kuidas sul on jäänud mulje, et sa ei pea sinu nurga alt olema. No. Ma olen neutraalne, ma ei saa arvamust võtta. Mul kunagi kunstiala õpetaja ütles siin üle tee Kuressaare gümnaasiumis, et inimesed, kes on rest in peace ka, Anne Metsari või? Anne, selle lõikum välja. Ei, mulle meeldis. Rest in peace, what the fuck see oli see? Ei, mitte niimoodi, ma korra ei mõtlema, kas ma ütlesin õigesti nime, oli Anne Mets. Et kas ta ülitore õpetaja väga meeldis, aga ta ütles väga täpselt, et mingi teema oli, see hakkas just siis, kui Eestis hakkas tulemas sulle tule meelde, mis ta ütles ka? Kui see homoabielu teema tuli Eestis esile, vaata, siis ma ei tea, kas teil tuli ka klassis ikkagi kohe see pooldamine? Homod välja või? No meil tuli pooldamine, kes olid nagu, et homod välja ja kuradi, et ei, see on niimoodi normaalne, las nad olla, vaata, et tekkis esimene lõhestumine, mis meil elus on, mida ma olen elus kogenud poliitilises mõttes on ju. Ja nüüd ma saan aru, miks õpetajad sel teemal ei rääkinud, me olime kõik mingi, mis te ei arvate, raisk? Ja siis kunstiala õpetaja küsis kohe nagu ühelt klassivennalt, et okei, mis sinu arvamus siis on, vaata, et kui me tahame sellest niimoodi rääkida. Ja siis see tüüp ütles, et tal on nagu suva, et ta on nagu neutraalne. Ja siis Anne pani talle niimoodi ära, et... Ma ei käinud su klassis. Ei. Miks see? Ei, ma olen, jah. Ja siis Anne ütles, et tegelikult need, kes on nagu neutraalsed või arvamust ei ole, et siis need on tegelikult kõige hullemad, et varjavad vaata midagi. Rest in peace, noh. Nagu oma mingi arvamus. Üli hard asi, mida öelda, vaata. Ma olen ka neutraalne. 10. Ei, nagu selles mõttes mitte neutraalne, et nagu noh, ma olen ka nagu, ma arvan, poliitilises mõttes kuskil keskel, et nagu ma äärmuses on kuidas see hullem on siis? Äärmuses on nagu neutraalne selles mõttes, et nagu mingis mõttes nagu, sa ei pea igal asjal võtma nagu poolt, aga nagu sul võib oma arvamus olla asjale, vaata. Ei no mul on oma arvamus, mu arvamus on see, et mind huvita. See on ka arvamus, ei või? Nagu sellel teemal või? Teeme laul. Varsti. Või tahad vahelaulu ka teha või?
võime teha. Teeme vahelaulu ka siis. Millest me laulame? Mis oleme helgematel teemadel. Proovime seda kondoomi laulu või? Miks me teeme mingi impro laulu? See ongi impro laul ja sa pole seda sõnu kirjutanud. Olen. Meil tuleb album välja by the way. Millalgi. Me ei ole ühtegi lugu salvestanud. Ma ei mäleta, kus kondoomi laulu. See pole üldse ajumees, kui me ei tee impro laulu. See ongi impro, kui me impro. Okei, ma pean nagu täiesti uue võtma. Ei, teeme kondoomi laulu. No proovime kondoomi laulu. Mina ütlen aju, te ütlete mähis, aju. Mina ütlen paju, te ütlete kiisu, paju. Meid kõiki on toonud siia üks suur pauk, mis ei hakka idanema. Oota, ma tulen uuesti. Sa teed väga hästi. Meid kõiki on toonud siia üks suur pauk, mis ei hakka idanema seal, kus on must auk. Tuha. Nüüd läks mul putsi. Nii, teeme vasti. 3 ja... Meid kõiki on toonud siia üks suur pauk, mis ei hakka idanema seal, kus on must auk. Tuharate mägedest. Nüüd mul ei ole sõnu, siin on kirjutamata. See läheb edasi ja siis mingi hetk tuleb. Aga mõned inimesed siiski. See on väga kuri laul. Mul on ainult ref kirjas, mul polegi salmi osa. Laula refi siis. Aga see ei olnud teise beidi peal. Terve laul on sama beat. Aga lihtsalt nagu asju tuleb juurde siia. Te peate kujutama ette, et vahepeal tuleb nagu... Mul on ülihea story sellega. Kasutage kondoomi, et ei sünniks sul ohmooni. Kasutage kondoomi, et sul ei sünniks ohmooni. Ohmeen jälle panin seemne naise sisse kasvama. Miks ma pean nii üle rasvama? What? Ole skinny või ole paksa, kasuta kondoomi, anna peppu laksu ka. Lihtsalt, et sünniks vähem hormoone, kasutage kondoome. Kasutage kondoome. Türa, läheb nii perse. Vabandust, ma ropendan. Kui kasutad kondoomi, siis võid ka teise kohta panna. See on üks lauludest, mis on work in progress. See on väga work in progress. See oli esimest korda, kui me proovisime seda läbi mängida, nii et olge tänatud. Pane veits edasi korra, üks tuleb veel. Nagu ref või salm. Ärge kasutage kondoome, et sünniks koito. Seal tuligi see point, et kasutage kondoome, et ei sünniks hormoone. Ja siis samas ärge kasutage, et peaks ka talentega sündima. Et millal ma siis kasutan kummi? Läbi see. Nüüd tuleb sõnad kirjutada. Hennu pane üks soola. Ma näen selles potentsiaali, kirjutage kommentaariumisse, kas te näete selles loos potentsiaali. Ja ärge kirjutage, kui te näete. Mida vähem kommentaare, seda parem. Aga samas, mida rohkem, seda ka parem. Seega mõlemad on head. Nii, fuck, marry, kill. Jah. Appropriately rated mäng oli meil. Davai. Mulle andsid rigi või? Paali overrated. Lihtne, järgmine. Eesti. Ütlesime juba tegelikult underrated. Jaa, väga underrated. Tegelikult on. Lihtsalt meie probleem on see meelelahutusmaastikul, et meil on vähe inimesi, kellele turundada toodet. Aga see ongi see võlu, et sa pead leidma need inimesed. Need vähesed inimesed. Kui me teeks USAs
Brain, what is mähis in English? Yes, Brain. Me oleks ammu famous ju. Siis seal on nii palju inimesi. Kellegi ikka leiaks. Kellegi ikka leiaks. Et 300 kuulajat, mis meil praegu on, konverteeruks 300 000. No täpselt. Alabamas. Ja see oleks mingis mõttes kuupalk käes ja meil oleks rahulik elu. Me ei peaks monteerima enam. Tegelikult Eestis ongi meie viga see, et inimesi on vähe. Tegelikult meil on ülilaem. Tegelikult on ülisisukas. Nagu täna esimeses... No, ütleme, et see on... Me teeme comebacki. Me pole veel nagu valmis. Me pole veel soojaks saanud. Et ja tuul on ka nii, et aina külmemaks läheb. Eestlased alati süüdistavad ilma. Et selles mõttes aina... Sportlased, mille süü tuule? Aina külmemaks läheb praegu ka. Soojamaks pidi minema suvi. Jaa, aga täna on lambist tuul jälle. Oota. No, ootan. Appropriately rated or underrated või overrated. Ma arvan, et Šveits on siuke appropriately. See on nagu, ta ei ole midagi. Samas vaata palju palka saab. Tal on kõik, täpselt palk on hea, on ju. Aga... Saad aru, inimesed on kaitseväe järjekorras, et sisse saada. Šveitsi või? Ja, et seal saab nii palju pappi. Nagu KV-s või? Eestis sa pead 2 last tegema, et vältida sinna minekut. Yeah. Seal nagu tahad minna. Samas nüüd... Poiss. Mul on nagu mitmed tuttavad läinud tegevaks. Ja tegelikult ütleme nii, et päris okei palk on, kui sa käid missioonil ära, see on ikkagi... Aga see eeldabki, et sa käid missil ära. Mitukümmend 1000. Ja, aga see ongi see, et kas sa saad seda palga kätte või lähed nagu chicken. Ja samas kuupalk on ka nagu see, et... No ma ütlen mereväes, nagu mereväes sa ei lähe kuskile Afganistani ka, sa käid siin kuradi, sõidad ringi veits. Kogud miine võib-olla. Nagu mingi see Minesweeper. Ja kuupalk on ka täitsa okei, siuke keskmine Eesti palk, et tänapäeval eriti kui pole töökohti ja... Eesti keskmine on Šveitsi alla miinimumi. Ma arvan küll. Me ei kontrolli, aga me arvame. Samas Eestis ongi vähe inimesi, Šveitsis ongi rohkem. Me ei peagi nii palju raha saama tegelikult. Šveitsis on rohkem inimesi, nagu palju rohkem või? Tegelikult ma ei tea. Ma ei ole ka kindel nagu. Tegelikult raudselt igal pool on rohkem. Šveitsil võib olla, või no tal ei ole ühtegi miinust. Aga tead, mis on suur pluss Šveitsil või? Nende lipp. See on suur pluss. Ei, aga mind üllatas, kui ma käisin Maltal ja siis seal on see, et on nagu pindalalt põhimõtteliselt Saaremaast väiksem. Aga rahvaarv on mingi 200 000. See on jah päris pisuk. Ma ei tea, kus see isegi on. Seal Hispaaniast ja Itaaliast allpool vits. Punane valge lipp või? Jah. See on ka haige, et nagu riigilippu Poola ja Indoneesia ja Maltal on samad. Põhimõtteliselt küll. Ühel on flipid küll. Õnneks Eesti ainus asi, mida ma ju varastanud, vist on lipp nagu. Võt Eestil on underrated lipp. See on nagu haige. Meil on kõige enam lipp üldse. On küll, väga kena on. Nii, kus me jäime? Tegime laulu tegema. Me just tegime. Ja, aga me ei pidanud siis tegema laulu. Sa ütlesid, teeme hiljem laulu. Me teeme hiljem. Räägime mõne teema veel ära ja siis teeme lõpulaulu. Proovime siukse tunnias episoodid, jah. Mul on nagu küsimus selle kohta, et tegelikult ma olen küsinud sult seda, aga räägime kuulajatele ka, see on nagu midagi põnevat, et sa elasid Baalil vahepeal. Nii. Teeme, nüüd on see hommikanuga intervjuu versioon. No, tervist! Tere hommikust! No, tere hommikust! Näed, sellepärast meil naiskülas pole käinud, me ei oska teha. Võin teha seda Koit Raudsepa. Selle nädala bängarid! Ei, see oli rohkem Henrik Saal-Saller. See oli Mihkel Raud. Henrik Saal-Saller. Ja nende poeg. Henrik Saal-Saller. Jah, on jah. Oota, aga ma oskan ainult teda nagu rääkimast ja ma ei oska nagu laulmist teha. Mõtle, see ongi full saade, sa oled nagu saadet. Nagu impressionit tegevust. Ma mingi ootan, millal see küsimus tuleb. No nii, Jako. Oota, aga ma oskan seda, keegi ütles vahepeal, et ma tuli päris hästi välja.
keegi oskas. On Sandra Laur. Kes see on? See naispoliitik tüdruk, kes on hästi aktiivne sotsiaalmeedias, mingi noor. Blond. Jah. Ilmselgelt. Ja siis ta, kuule, come on. Nüüd läksid üle viir. Ei, mida? Nüüd ta oskab, et tal on sarnane maneer Karl-Erik Taukariga minu meelest. Ja Jako. Ei, oota, kuidas see oli? Ütle on mul mingi lause, poliitiline lause. Väga hea küsimus, võtame järgmise. Kui me, tead Jako, kui me homodesse hakkame siin rääkima, ei, see pole nii, mul praegu ei tule, mul on vaja ühte seda koroona aperooli veel ju. Väga hea üleminek. Nii, aga kuidas sul, kui me räägime, et sa oled selline boheemlaslik, kus sa elasid seal üldse? Hostelis. Lähme edasi. Räägi siis, kuidas sa sattusid sinna, see on nagu see, et mingi saadetes peab olema see lugu ka rääkida, ma küsin küsimuse saatejuhina, sa pead rääkima mingi loo nagu, et elasin hostelites, läksin sinna, räägime, ja siis räägi mingi laheda loo. Ja siis üks lahe lugu, mis hostelis juhtus, oli see, et no nii. Tegelikult point oli see, et me läksime ju minu sõbraga, Taaviga läksime reisima, sest me ei viitsinud 9.5 teha kontorit enam. Ja nagu vanus tiksuk peale, hakkasime trippima, et teeme Aasia. Ja seal on mingi viisavärk, et 30 päeva saad olla maks mingis riigis. Ja siis me tegime Vietnami, Tai, Kambodža ja siis Bali. Ja siis ma jäin lõpuks 10 kuud Balile. Mis nendest kõige parem oli? Kambodža. Võtta kõik need riigid järjest, underrated, overrated. See Tai on väga overrated. Just Bangkok. Aga muidu saared on nagu... Underrated. Creme de la creme, no see on top 1. Ehk siis kui võtta riigina, ta oleks nagu üldmõttes oleks appropriately rated. Keskmise teeb vist välja, niimoodi jah. Aga... Nii, Kambodža, Vietnam, mis seal olid veel? Tai on siis top 1 ikkagi saarte poolest. Bangkok ise on top 5. Mul on nagu 4 riiki, aga ma panen nad top 5. Davai. Tai saared esimene, Tai Bangkok 5, siis Kambodža top 2, Bali 3 ja Vietnam 4. Mis esimene oli, sorry? Tai saared. Ja me elasimegi hostelites, sest boheemlasel pole vahet, kus ta magab, pääsid magada saab. Taavi oli ka hostelites või? Ei olnud vist. Mingi vahe olime, aga mingi aeg ta sai aru, et see elu pole talle. Ehk siis ta ei ole boheemlane. Ma ei tea, kas ta on ülikoolis käinud, aga ma ei ole. Ja see oli just täpselt mulle nagu see ühik elu. Okay. Ja see oli nagu väga fun. Et sul oli vaja seda 30 aastasena... Ma olin 29 siis. Nüüd ma ei läheks hostelisse enam. Et sa nüüd said liiga vanak? Jaa, sest ma nägin vendasi, kes tulid hostelisse, ütlesid, et nad on 30 ja neid vaadati nagu... Ja see oli piinlik oli? Ja see oli nagu veider. Perver. Jaa, 29 oli nagu piiri peal. Mul on selline babyface ka veel. Siis mul olid juuksed ka veel, et nagu ma sulandasin ära kuidagi. Nii. Aga kas sa oled käinud hostelis kunagi või? Ööbind? Euroopas või üldse kuskil? Ei ole vist üldse. Euroopas väga pask tase. Ma olen Lätis korra käinud hostelis. Aga kas need majad olid nagu mingid läänelikud või olid nagu kohalike... Bali maja, Bali hostel. Ma maksin 7 € öö. Mul oli PlayStation 5, piljardilaud, happy hour. Teadsin täpselt, mis kelladel. Bassein. Mis see happy hour selles kontekstis tähendas sul? Ostad 1, saad 2. Okei, ja hind? Odav. No Balil üldse odav. Okei, nüüd Bali hinnad on tõusnud, sest ega nad ka lollid ei ole. Olen käinud seal mingi 8 aastat tagasi. Siis oli odav. 8 aastat? Siis kui sa seda videot tegid? Nagu praegu on ka odav, aga siis oli mega odav. No anna meile mingi ballpark. Ma ei tea, kas sul on Šveitsi odav või sul on Saaremaa odav või Tallinna odav? Sul ongi nagu temus tellid mingi asja, aga see on actually nagu hea. Sul seda kõhuviilust ei olnud? Kui sa tellid Amazonist asja, aga sa maksad temu hinda. Okei. Ehk siis mingi kokteil 3-kas? Ei. 5-kas? Oota, nüüd kui ma mõtlen, siis on ikka Eesti hindade peale reinud üle. Ehk siis kehvasti. No väiks õlle saad... Aga sul oli 7 € öö oli majutus või? Jah. Palju see nädalas on siis? Ma arvutasin, kuu on 3 setti.
päris palju tegelikult ikkagi, kui võtta nii. Aga kas asjad see... bassein, Playsta 5, piljard? Mitmekesi toas olid? Miinimum äkki oli 6 ja maks 12 ehk nagu topelt. Või oli 8 ja 16 äkki. Aga nagu mul on suva, mul AirPodsid kõrva nois peal. Kurat ikkagi võiks palju selle hinna eest. 7 euri. 7 euri on. Palju Taavi maksis kuskil selles villas? Ma ei tea, me ei ole rääkinud, me ei räägi rahast. Okay. Mul on jälle põieda. Mis suga toimub? Mul on väike põis, sa tead seda. Sa ju tavaliselt hoiad kinni meil episoodi. Ossa, teeme siis tänase saate viimase küsimuse. Et... Ma teen sulle. Oota, nüüd oled sina saatejuht. Ma teen viimase küsimuse sulle. Ma pean olema mingi mees küsija. Kristjan Jõekald. No nii. Hei. Ma ei oska teha Kristjan Jõekald. Jumala täpselt sadama hääl oli. No tere! Panen silmad kinni, siis Kristjan ongi kohal. Otse Argentiinast. Ma ei suuda nii haip olla. Keegi ei suuda. Aga mu viimane küsimus on sulle. Mis oleks su viimane küsimus? Telesaates, kus saatejuht mängib, et on Kristjan Jõekald. Eetriaeg. Viimane küsimus on, mida teie arvate? Ükskõik millest. Ja. Ei nagu üldse kõigest. Kõigest? Ja. No, mul hea sõber ütles. Või no ütleb siiamaani, ta ei ole tulnud. Nagu. Et universum mõttes on täiesti pohhu. Ülihea mõte, millega tänast saadet lõpetada. Teeme siin ühe lõpuloo ja kohtume järgmisel nädalal Suvemehis episood 2. See hakkab iga nädal. Tavai. Sa juba ei viitsi? Ei viitsi. Sa juba ei viitsi? Jaa, viitsi. No, me ei pea tegema. Sõltub sinust. Tegelikult on täitsa pohhu, kas keegi vaatab või kuulab või mitte, meil on lihtsalt... Nagu esimene episood mäletada. Et teeme enda jaoks. Reaalselt lihtsalt fun on praegu teha. Põhjendan selle loo oma veel elus sõbrale. Et universum mõttes on veel pohhu. Universum on nii suur ja meie siin keskel väikese puhub tuul, paistab päike. Nii sulle näib see, tee mis sa teed. Universumi vaata pealt kõigil pohhui läbi. Kasvu suureks ära ole väike, kasvu suureks ära ole väike, kasvu suureks ära ole väike, kuigi universum mõtle niis oleme me väiksed, kasvu suureks ära ole väike, kasvu suureks ära ole väike, kasvu suureks või siis ära kasva, aga mul on täiesti Ajumehis läheb edasi, Suvemehis on tagasi, kuigi see esimene episood oli teen kartuleid. Panen ketšupit peale, ostke albumit, teeb viinereid. Aga nüüd on kõrval majonees ketšupiga pingsaas. Universumi mõttes pole vahet, mis laul see on ja mis selle loo nimi on ja kui pikk laul see üldse on, sel pole vahet, kas ta on konn või kas ta on mormon. Mees, come on, Simmo pole õige mostnana. Liigu edasi, ära võtte tagasi, Ajumehis läheb edasi. Tapa on Paide kõrval, ma ei tea, kus on Tapa. Vanadele fännidele ka midagi siis. Ma just, kuidas sõna läksid? Lihtsalt loogisen. See skoorisin. Kuidas see algas? Aga kõht mul kooris.
aga kõht mul koriseb ja tunnen, kuidas ei, kuidas edasi läks? Tunnen, kuidas toorisen ma näljast ajumutrid. Laula ise, ma mängin. Ammu ilma juba loogisevad. Ajud lihtsalt. Lähengi ma kööki. YouTube'is on sõnad ka olemas äkki. Aga... Aga kuidas torisen ma, need ei ole need sõnad, aga me peame selle laulu või episoodi lõpetama. Joon siin oma kõrrejooki, varsti lähen koju, tooge mulle kooki või hästi haput jooki ja siis ma lähengi tööki, teen kartuleid. Panen kütspid peale, siis teen viinereid. Ja nüüd on kõrval majonees, ketšupiga, roosakaste. Pole aimugi astudes poodi, et kas teen täna ma midagi teistmoodi. Sõber Margus Priit, vana Romula, my best mates, ahi pliit, mina panja ahi, ma best mates, rääkimat magast meest, life is great, teen kartuleid, panen ketšupi peale ja siis teen viinereid, aga nüüd on kõrval majonees, ketšupiga, roosakaste. Making potato, putting ketchup on top of that. Making sausages, now I added mayonnaise with some ketchup. Kõik soos, kõik koos. Mina ütlen, teen kartuleid. Teed vä? Teed vä? Kristjan, teed ka vä? Teed vä? Teen viinereid. Aga nüüd on kõrval, aga nüüd on, aga nüüd on kõrval, aga nüüd on kõrval, aga nüüd on kõrval, aga nüüd on, nüüd on kõrval, aga nüüd on, aga nüüd on, nüüd on, aga nüüd on kõrval majonees ketšupiga. Teen Roosa. kaste. Teen kartuleid, panen, ketšupi peal, teen viinereid. Aga nüüd on kõrval majonees, ketšupiga, roosakaste. Shout out Kaura Põldvere. Siia panen video, kus nad laulavad seda. Nüüd teen Aperooli koroonaga. Aperol koroonaga. Mäletan. Läbi sai. Mõtlesin kurvaks läheb laul. See oli soolo. Aitäh kuulamast, aitäh vaatamast. Thanks.